Vaimset tervist defineeritakse kui heaolu seisundit, milles inimene realiseerib oma võimeid, mis on tal kaasa antud, ühel rohkem, ühel vähem, tuleb toime igapäeva pingetega, igapäeva stress käib elu juurde, suudab tööd teha produktiivselt, eesmärgistatult, tulemusrikkalt ja suudab anda panuse ühiskonna heaks. Sel teel tekivad komistuskivid, siis me räägime vaimse tervise probleemidest. Vaimse tervise probleeme kogeb meist absoluutselt igaüks. See on täiesti okei, see on täiesti normaalne elu osa, et vahepeal ei tule mingi asjaga toime. On selleks põhjuseks stress, äge stress, kurnatus, mis iganes. Vahepeal on okei ennast ebamugavalt tunda. Enamik inimesed tulevad sellega väga hästi toime. Kui toimetuleku raskused jäävad kestvamateks või püsivateks, räägime vaimse tervise probleemidest või psüühikahäiretest. Nüüd psüühikahäirete definitsiooni kohaselt on teatud sümptomite või haigustunnuste tõttu häiritud meie mõtlemine, tajumine, käitumine ja see rikub siis kestvalt laadi heaolu seisundit. Vaimse tervise probleemid on väga levinud. Iga teine inimene kogeb elu jooksul üht või teist vaimse tervise probleemi, mida võiks klassifitseerida või defineerida psüühikahäirena. Kõiki psüühikahäireid iseloomustab fakt, et me tegelikult täpselt ei tea, miks nad tekivad, kuidas nad tekivad ja kuidas nad tekitavad muutuseid, mis ajus ja organismis aset leiavad ja sümptomeid põhjustavad. Laias laastus on 3 faktorit, mis on omased või olulised kõikide psüühikahäirete tekkeks. Ühed on geneetilised faktorid, see geenikomplekt, millega me sünnime, selle omapärad, mis siis muudavad inimese aju või organismi tundlikumaks või haavatavamaks ühe või teise psüühikahäire tekkele. Teine oluline faktor on kasvamiskeskkond, kuidas meie aju küpseb emaüsas, varases lapsepõlves, hilisemas lapsepõlves, kuni aju küpseks saamiseni välja. Mis tahes muutused sellele kasvamisprotsessis võivad tekitada meie aju tegevuses püsivamaid muutuseid, mis muudab inimese haavatavamaks psüühikahäire tekkele. Ja 3. oluline faktor on käesolev keskkond, kuidas me elame, kuidas me toitume, kuidas me liigume, kuidas me ennast mürgitame või sellest hoidume. See on puhver, mis tagab meie toimetuleku käesoleval ajal ja see on oluline aspekt, mida iga inimene saab ohutult ja lihtsalt muuta. On vajalik järgida teatud lihtsaid võtteid elustiili korrigeerimises. Inimene loodud olema aktiivne, on vajalik füüsiline aktiivsus, on vajalik sotsiaalne aktiivsus, me peame suhtlema teiste inimestega, on vajalik vaimne aktiivsus. Oluline omada hoomatavat realistlikku päevaplaani, nii-öelda rutiini. Selles peab olema kõik eelnevalt nimetatud aktiivsuse liigid pluss puhkus. Väga oluline on puhata. Väga oluline on normaalse ja regulaarse unerütmi hoidmine. Uni on meil bioloogiliselt determineeritud, peaajus on teatud struktuurid, närviringid, mis tagavad meile bioloogilise kella olemasolu ja reguleerivad unerütmi. Oluline on minna magama enam-vähem ühel ajal, ärgata samadel aegadel nagu tavaliselt. Kui kellaajaliselt oleme paika saanud, millal magada, kui kaua magada, siis oluline on ka see, kus me magame. Üldiselt magamistuba peab olema vaikne, pime, jahe. Vahetult enne magaminekut ei ole mõistlik füüsiliselt ennast koormata või vaimselt aktiivsust omada. Suhteliselt vale on õhtul enne magaminekut voodis võtta kõhule laptop või tahvelarvuti või telefon, teha sealt tööasju või mis iganes tegevusi. See kiirgus, mis nendest seadmetest tuleb, mõjutab silmapõhjas olevate retseptorite kaudu meie aju ringe, mis on seotud une ööpäevase reguleerimisega. Nüüd, kui omalt poolt on kõik tehtud, et see uni võiks olla hea ja täisväärtuslik, aga miskipärast ikka esineb probleeme õhtuse uinumisega, muremõtete tõttu või öösel sagedasi ärkamisi, siis on mõistlik kasutada esmasena lihtsamaid lisandeid, mis ohutult ja looduslikult võiks parandada meie unerütmi.